Head inimesed, nagu te näete, oleme praegu siin jälle Pildiraadio bussis. Minu kõrval on üks tähtis metodisti kiriku tegelane, kellest on äsja saanud piiskop. Enne Robert Tšerenkov, tere tulemast siia. Mul on hea meel sind näha siin. Tere Valter ja suur tänu mind kutsumast. Me oleme praegu siin tegelikult metodisti kiriku suvelaagris, eks ole. Ja sina kui ülevaataja pead siin ka vaatama, et kõik asjad töötaksid ja oleksid korras. Aga ma tahtsin sind natukene sinuga paar sõna rääkida selles mõttes, et vaat mul tuli meelde, kui me siin õues kohvi jõime, et see oli mitu aastat tagasi, kui sinust sai metodisti kiriku juht või teil on, metodisti kirikul oli siuke äge nimi, superintendent. Ja nüüd on järjekordne, kus on sinu nimi muudetud, minu arust natukene viletsamaks, sest see supervend või superintendent on palju ägedam. Et nüüd on piiskop ainult, eks ole. Et metodisti kirik on üldse selline huvitav, kõik kirikud on omamoodi, eks ole. Ma olen käinud nüüd sellel suvel mitme erineva kiriku suvelaagris ja igal kirikul on täiesti nagu omamoodi elu ja nüüd näiteks siin, kui me praegu siin bussis oleme, siis hakkavad mingid imelikud Wesley grupid näiteks, eks ole, mida teistes kirikutes ei ole. Et John Wesley on, metodisti kirik on saanud alguse teatud isikutest. Minu arust baptisti kirik vist ei ole nagu saanud nii, et seal ei ole ühtegi pühakut ees olnud vist. Aga okei, see selleks, see on selline sissejuhatus, et metodisti kirik, Eesti metodisti kirik ühel ajal tegi ühe sellise otsuse, et te lahkusite ühinenud metodisti kirikust, eks ole. Ja see oli paar aastat tagasi või? Jaa, sellest on juba paar aastat möödas, aga enne veel kõigepealt ütlen sulle aitäh, Valter, et sa oled siia meie Eesti metodisti kiriku suvekonverentsile tulnud ja teed neid otseülekandeid meie piiblitundidest ja õhtustest jumalateenistustest. Ja võib-olla veel väikeseks kommentaariks eelnevale, mis sa ütlesid, et võib-olla mõnele vaatajale lihtsalt selgituseks, et ega Eesti metodisti kirikus mingisuguseid nüüd väga suuri serjaseid kardinaalseid muudatusi päriselt ei ole olnud, sest Eesti metodisti kirik on alati olnud piiskopliku struktuuriga kirik. Ja isegi Eesti ajal Eesti metodisti kiriku nimi oligi piiskoplik metodisti kirik. Nii et selles mõttes ei ole nagu siin suuri muudatusi olnud ja superintendent, see on küll võib-olla selline võib meie kultuuriruumis mitte tihti kasutatav sõna, aga superintendent on piiskopi abiline või käepikendus ja sõna superintendent näiteks Inglismaal on väga palju kasutusel, näiteks on kooli superintendent ja politsei superintendent ja see lihtsalt tähendab juhti ja kiriklikus struktuuris superintendent oli piiskopi käepikendus ja kui me olime ühinenud metodisti kirikus, siis meie Põhjala ja Baltikumi piirkonna piiskop, temal olid siis superintendendid ja mina olin siis Eesti superintendent. Soomes oli oma superintendent, Norras, Rootsis olid oma superintendendid ja nii edasi. Nii et siin nagu suurt mingisugust muudatust meie kiriklikus struktuuris ei ole. Võib-olla siis ainult nüüd see on see vahe, et kui Eesti metodisti kirik aastal 2023 lahkus ühinenud metodisti kirikust, nüüd me oleme iseseisev kirik ja nüüd pidime valima esimest korda siis meie kiriku ajaloos oma siis Eestist pärineva piiskopi. Nii et see siis on see, mis aset leidis sellel aastal
ja Jumala armus tema abiga, tema õnnistusega tahan siis seda ülesannet kiriku heaks täita. Aga eks see põhjus, miks me lahkusime aastal 2023 Ühinenud Metodisti kirikust, oli see, et me nägime, kuidas Ühinenud Metodisti kirik järjest rohkem oma teoloogilistes vaadetes muutus progressiivseks ja liberaalseks, ja see puudutas paljusid erinevaid valdkondi, muidugi kõige rohkem see avaldus läbi samasooliste abielu aktsepteerimise ja samasooliste inimeste vaimulikuks pühitsemise teemat, aga eks laiemalt seal taga olid muidugi üleüldse, et kuidas me siis pühakirja tõlgendame ja küsimused siis pühakirja autoriteedis, patust, pääsmisest, eks need on sellised väga fundamentaalsed küsimused, milles me tundsime, et me järeleandmisi ei saa teha. Ja seepärast me lahkus veel umbes 25% Ühinenud Metodisti kiriku liikmeskonnast ja juba siis 3 aastat on sellest möödas ja selles mõttes, et ega meie ei taha ka kogu aeg tagasi vaadata, et eks ole, me olime seal Ühinenud Metodisti kirikus, et pigem me nagu vaatame põnevusega sinnapoole, et mida Jumal on meile ette valmistanud ja kuidas meie saame teenida meie maad ja rahvast, kuidas me saame kuulutada evangeeliumi ja olla valguseks ja soolaks siin, kus me elame ja teenime. Nii, kui nüüd lähme natuke selle tehnilise poole peale, mis teil seal toimus, siis mõned on ütelnud, et kas Metodisti kirikus ei olnud omal mingisugust piiskoppi kuskil üle ilma, keda siia kutsuda kohale, et sina lasid ennast õnnistada luterlastel. 3 luteri piiskopi ja mõned ütlevad, et need olid seal ka natuke liberaalsed mõned, et midagi ma räägin teiste kriitikast. Keegi isegi ütles nii, et Metodisti kirikust on kuuma vaim kadunud nüüd. Sa tead seda venda küll, vend Kuum. Ja. Et vot sellised jutud käivad ka ümberringi. Jaa. No siin võib-olla siis tuleb natukene avada seda tausta. Just. Et kristlikus kirikus läbi 2000 aasta ajaloo on olnud ka teatud siis arusaamad vaimuliku ametist ja vaimuliku ameti hierarhiast. Et vaimulikud pühitseb ametisse ikkagist piiskop, ja isegi minul ka superintendendina päriselt ei olnud õigust näiteks ordineerida pastorid või diaakoneid. Ja siis ei olnudki või? Ei, sest Metodisti kirikus? Ei, jaa. Sellepärast, et ikkagi sellises piiskopliku struktuuriga kirikutes ordinatsiooni küsimustega ja vaimuliku ametisse seab ikkagi ainult piiskop. Ja seepärast, kuna me olime nüüd iseseisev kirik ja ka meie kiriku kord muutus ka natukene meie vaimuliku ameti ülesehitus, siis loomulikult piiskopi pidid seadma ametisse keegi, kes on piiskop. Ja kuna me olime Eesti Metodisti kirik, alles iseseisvunud, meil oma kiriku piiskoppe ei olnud, siis me pidime vaatama oma kirikust väljapoole, kes siis meil piiskoppi ordineeriks. Ja meil on olnud väga head suhted meie vendadega Luteri kirikust ja eks Metodisti kirik on ka oma teoloogia poolest üpris lähedal ka Luteri kiriku õpetusele ja oleme me ju mõlemad nõnda öeldes reformatsiooni lapsed, ütleme nii, luterlased siis Martin Lutheri poolt ja metodistid siis John Wesley aegsest ärkamisest Inglismaal. Tähendab, John Wesley tuli peale Lutherit. Seda küll, jaa. Siis võib isegi aru saada teie seda värki natukene. Jaa, nii et selles mõttes me oleme üpris olnud lähedased ja Luteri kirik, nii nagu ka kõik teised kristlikud konfessioonid, ka need, kes on Eesti kirikute nõukogus, on ju päriselt oma õpetuselt ikkagi konservatiivsed.
vaatamata sellele, et ma tean, et on ka võib-olla mingisuguseid diskussioone ka Luteri kiriku enda sees nende siis tänapäevaste küsimustega, aga kui me vaatame Luteri kiriku ametlikku õpetust ja kiriku korda, siis seal ei ole mingisugust nagu küsimust ja probleemi selles. Nii et seepärast me pöördusime ka nende poole ja meile siis oli oluline, et me ka täidame sellist ka vana kristlikku tava, et piiskopi seavad ametisse 3 teist piiskopi, kes tulevad sisse ja seepärast siis ka see ordinatsiooniteenistus säärasel viisil aset leidis. Nii et ma arvan, et see oli meie kiriku jaoks väga ajalooline sündmus, aga see oli ka meie oikumeenelisel kirikumaastikul päriselt väga märkimisväärne, ma arvan, ajalooline sündmus, et ka Luteri piiskopid siis ordineerisid iseseisva Eesti Metodisti kiriku esimese piiskopi. Muidugi on piiskop oli näiteks isegi Nelipühi kirikul, aga see on niisugune pisike kirik, see on nagu Luteri kirik on ikka niisugusem ägedam või rahvas. No meil on väga hea meel, et ka Nelipühi kiriku piiskop, isegi 2 piiskopi olid ordinatsiooniteenistusel kohal, üks nendest ka osales. Neil on päriselt 3 piiskopi. On? Miks te ei võtnud nelipühilasi? No siin on nagu erinevad ka võib-olla natukene arusaamad ka sellele, milline on see vaimuliku amet ja ilma, et minna liiga nüüd teoloogiliseks või tehniliseks. Minu küsimus on kiusavad. Ma saan aru. aga see on lihtsalt see, kuidas me siis võib-olla natukene erinevas valguses tõlgendame siis vaimuliku ametit ja ka siis ütleme vaimuliku ameti seda suksessiooni, apostoliku suksessiooni, nii et need on sellised asjad, mida me siis kaalusime, aga veel kord lihtsalt ma toon näiteks see, et Eesti on ikkagi üpris unikaalne paik ja koht, kus me erinevate kirikutena saame väga hästi üksteisega läbi ja oli rõõm, et ka sellel ordinatsiooniteenistusel lisaks siis Luteri peapiiskopile ja piiskopitele päriselt ju seal teenistusel osalesid ka nii Baptistiliidu president, luges pühakirja ja ütles oma õnnitlused, Nelipühi kiriku piiskop oli seal, katoliku kiriku peavikaar oli olemas, Eesti karismaatilise episkopaalkiriku preester oli seal samamoodi osalemas ja see näitab ka sellist toredat kristlikku ühtsust, mis meil on, et ka teised kirikud tulevad kaasa elama, kaasa palvetama ja oma õnnistus ja õnnitlused edasi ütlema, nii et see on tore, et me säärasel viisil oleme sellistes heades ja lähedastes suhetes üksteisega. Vaata, sa ütlesid ühe keerulise sõna siin vahepeal, mis on luterlastel võib-olla on, aga nelipühilastel ei ole siis järelikult see järjepidevus või sellel on mingi siuke äge, on see kreeka või mis keelne sõna see on? Sa mõtled apostoliku suksessiooni? Suksessioon. See tähendab lihtsalt vaimuliku ameti järjepidevust ja eks erinevad kirikud tõlgendavad seda erinevalt ja Luteri kirikul on oma arusaam, näiteks seal Baptisti Nelipühi õigeusu kirikul on seal omad arusaamad, aga ma teiste kirikute arusaama siinkohal nagu eriti ei tahaks hakata kommenteerima, aga mida ka ütleme meie siis Eesti Metodisti kirikuna nagu usume või mis meil nagu oli tähtis, on ka see, et ja üleüldse nagu sellises ajaloolises kristlikus vaates ei ole päris olnud niimoodi, et nüüd mingisugune inimene lihtsalt ühel heal hommikul otsustab, et aga mina hakkan nüüd vaimulikuks, eks ole, või et mina hakkan nüüd oma kirikut ehitama. Seda on kogu aeg olnud. Seda on, aga väga paljudel juhtudel see ei ole ka väga hästi lõppenud. Et kui me vaatame ennast saab vägevate nimedega nimetada. Seda küll, aga see ei pruugi alati hästi lõppeda ja kui me vaatame ka, ütleme, 21. sajandi väga
propageerivad kristlikku maastikut, siis me ju näeme seda, et meil on väga palju siis inimesi, kes iseennast kuulutavad prohvetiteks ja apostliteks ja veel kellekiks, ilma ka selleta, et nad kuidagi laiemas kiriklikus kontekstis oleksid päriselt kuidagi siis kas siis kellegi poolt kas ametisse seatud või oleks keegi neid ka kontrollimas seda, mida nad päriselt õpetavad või hoida kinni siis ka traditsioonilisest kristlikust õpetusest, nii et neid muresid on päris palju. Aga see selleks ja Eesti Metodisti Kiriku jaoks minule isiklikult oli päriselt ka oluline see, et olla sellises ka apostolikus järjepidevuses, mis tähendab siis ka seda, et need inimesed, kes on piiskopiks seatud, on siis seatud piiskopi ametisse eelnevate piiskopite poolt ja kes omakorda kuni siis kuni sinna algsete aposteliteni välja. Nii et, on see ikka päriselt ka nii? Mina usun, et see on niimoodi. Seda võib vaidlustada või selle üle võib see... Kas pühakirjal ka sellest mingit alust on? Kui me vaatame, et need ka vaimulikud, keda seati ametisse, siis neid ikkagi seati apostlite kuidas ma siis ütlen, volitusega. Näiteks kui Paulus isegi kirjutab Timoteosele, siis Paulus volitab Timotust ja ütleb, kuule sea siis need ülevaatajad ametisse, vaat seal ja seal ja seal. Nii et sellist nagu isetegevust, nagu me tihtipeale kristlikus sellises tänapäeva kontekstis näeme, ikkagi me seda apostlite ajal ei näe. Ja näeme isegi seda, et apostel Paulus ka ise, kui olid mõned õpetuslikud küsimused, siis tema läks Jeruusalemma vendade ette, kes siis olid üheskoos, nad seal rääkisid, vaidlesid, palvetasid ja siis üheskoos nad võtsid vastu otsuse ja ütlesid, et püha vaim ja meie oleme otsustanud nii ja nii ja nii. Nii et selles mõttes on, ma usun, selline vaimulik järjepidevus ikkagi väga oluline asi, et me keegi meist ei võta seda ametit nüüd ise, ei kuuluta ise ennast nüüd kellekskiks, vaid et oleks teatud järjepidevus ja teiste tunnustust ja teiste õnnistus ka selle ameti üle. Nii, et ma usun, et see on piibellik. Ja. Aga on igasuguseid vaimulikke ärkamisi näiteks, eks ole, ka Eestimaal ja seesama, ütleme ka metodistide ärkamine, Wesley, kas tal oli 3 piiskopi õnnistus enne, kui ta kuskil midagi tegema hakkas või kõik need asjad, kui uued äratusliikumised tulevad, eks ole, ja vanad vaatavad sellise näoga, nagu mina siin praegu teen. Kortsutavad kulmu. Nii. No esiteks John Wesley oli anglikani preester, kes oli ametisse seatud piiskopi poolt. Nii et temal oli täiesti oma piiskopi poolt antud vaimuliku ordinatsioon preestri ordinatsiooni näol täiesti olemas. Teiseks, John Wesley päriselt ise mitte kunagi ei plaaninudki nagu alustada täiesti uut kirikut kui sellist. Tema nägi metodisti kiriku liikumist kui äratusliikumist anglikani kiriku sees. Ja oma elu lõpuni John Wesley jäi päriselt anglikani kiriku preestriks. Ta ei lahkunud anglikani kirikust. See, et nüüd Ameerika mandril siis asjad nagu natukene läksid teistmoodi ja lihtsalt ütleme hädasunnil ta siis õnnistas ametisse inimesed, keda ta nimetas superintendentideks, oligi selline praktiline vajadus, et rahvas seal saaks teenitud. Ja alles hiljem hakkasid siis Ameerika need superintendendid ennast nimetama piiskopiteks ja siis sealt siis selline ka piiskopi tiitul nõnda öeldes siis tuli metodistide juurde. Aga isegi tänapäeval Briti metodisti kirikus ei ole päriselt seda nõnda öeldes piiskopi tiitlit või ametit.
nii et siin on erinevad sellised traditsioonid, aga vähemalt nii palju, kui mina näen, et päriselt John Wesley ise ikkagi püüdis toimida väga paljuski sellises tavapärases traditsioonilises kristliku kiriku raamistikus. Nii et teinekord kujutatakse reformaatorid ette selliste mingisuguste suurte mässajatena, kes tahtsid ikka kõik ära lõhkuda, Luther näiteks oli selline. Kõik ära lõhkuda, kõik peale pöörata, siis päriselt Wesley puhul me seda kohe kindlasti ei näe. Luther vist ütles ju ka, et vaadake, et te minu nimelist kirikut ei tee. Aga ma usun, et päriselt ega ärkamise eesmärk ei olegi ju see, et teha nüüd kohe oma näoline või oma mingisugune asi, kirik, organisatsioon, vaid tõelise ärkamise see keskpunkt või eesmärk on ju hoopis kuskil mujal. Et inimesed tuleksid vaimulikule sellisele Jumala tunnetusele, isiklikule osadusega Jumalaga, seaksid oma elu korda, et nende elu võiks saada teistsuguse sisu ja tähenduse ja ma usun, et iga tõelise vaimuliku ärkamise vili ongi need muudatud südamed, mitte see, et keegi nüüd inimene hakkab oma nimelist kirikut looma või iseennast kuidagi upitama, nii et kindlasti mitte. Nii. Me siin õues rääkisime enne natukene üldse metodisti kiriku sellisest, et maailmas sa ütlesid, et metodiste on ikkagi päris palju. Jaa. Metodiste üleüldse maailmas on kuskil 80, ma olen ka vist kuskil kuulnud ka 85 miljonit metodisti ja see pilt on tõesti üpris kirju ja lihtsalt võrdluseks ütlen ka nii palju, et päris, et metodiste maailmas on umbes sama palju kui luterlasi. Et kui luterlasi on umbes sinna vist 80 miljonit maailmas, siis metodisti umbes sama palju. Aga nii nagu ka luteri kirikuid, iseseisvaid kirikuid on maailmas väga palju, siis ka metodiste on erinevaid. Ja ka meie nüüd Eesti metodisti kirik oleme iseseisev kirik metodistidena, aga näiteks Korea metodisti kirik on iseseisev, Briti metodisti kirik on iseseisev, siis üks suuremaid konfessioone tõesti oli ühinenud metodisti kirik, aga on olemas ka näiteks vaba metodisti kirik, natsaretlase kirik, on olemas globaalne metodisti kirik, mis on üks kõige uuemaid konfessioone, mis on ka oma õpetuselt konservatiivne, kus on ka juba vist paar tuhat kirikut üle maailma ja väga erinevates riikides nad toimetavad. Nii et see pilt on üpris kirju tõesti. Aga see ühinenud metodisti kirik, kus teie lahkusite, eks ole, see on siis, ütleme, väiksem osa kogu üldisest metodisti kirikust, sellest suurest arvust, mida sa ütlesid, eks ole? Jaa, seal oli umbes 11-12 miljonit enne, kui siis sealt kogudused hakkasid lahkuma, kui protsentuaalselt siis 80 miljonist oli 12 oli ühinenud metodisti kirikus, aga nüüd on, ma arvan, et umbes 25% ka see number veel kahanenud. Nii. Tekib alati selline küsimus, inimene väljaspoolt näiteks kirikut küsib, mis neil hakkas, et pühakiri räägib selgelt teatud asjadest, aga need vennad, nendel on nagu kuskilt nagu ära keeranud midagi. Et kas see maailm nii tugevalt mõjutab õpetust näiteks ka? Jaa, ikka. Eks päriselt kas teadlikult või alateadlikult, eks me kõik ju tõlgendame pühakirja meie oma aja ja kultuuri kontekstis. Küsimus on nüüd selles, et oma tõlgenduses mitte rappa minna. See on see kõige suurem oht. Et kui me hakkame pühakirja sisse lugema seda, mida siis minu kas isiklik maailmavaade või meie kultuur või meie siis nõnda öeldes ajastu vaim meile dikteerib, et see ongi see kõige suurem oht. Seepärast ongi minu arust selline pühakirja tundmine, hea teoloogiline haridus on päriselt väga oluline ja ka oluline mõista pühakirja tõlgendamise printsiipe. Ja kui hakatakse kohandama pühakirja kultuuri alla, siis
suure tõenäosusega minnaksegi väga valele teele. Aga kui püütakse ikkagist tõlgendada pühakirja, siis teatud ikka õigete nende reeglite järgi ja lasta ikkagi pühakirjal vormida meie arusaama ja ka kultuuri, siis ma usun, et me oleme õigel teel. Ja eks ma olen ka lugenud raamatuid, mis siis püüavad siis kuidagi lahti seletada või siis leida põhjendust, et miks siis üks või teine või kolmas ka selline progressiivne teoloogia võiks aset leida ja neil on omad seletused, omad põhjused, aga kahjuks on nad pühakirja tõlgendades jõudnud väga valedele järeldustele. Et see pühakirja tõlgendamine, see hermeneutika on olnud vigane, kahjuks. Ja siis ongi kaasa mindud sellise üleüldise siis tänapäevase sellise liberaalsema või progressiivsema maailmavaatega. Aga ikkagi targad inimesed, haritud, teoloogilise haridusega, vaata, kui see suur, see oli mitukümmend miljonit, eks ole, suured piiskopid ja superintendendid ja järsku ikkagi keerab ära. Oi, aga ega selles mõttes ei peaks vist, kuidas seda nüüd öelda, aga ei peaks nagu üllatuma, sest kui me vaatame kristlikku ajalugu, siis läbi kristliku ajaloo on alati olnud valeõpetusi, millega kristlik kirik on pidanud rinda pistma. Isegi kui me loeme just nimelt, ma sinna just tahtsingi jõuda, et kui me loeme isegi ka apostel Pauluse epistleid, siis me näeme, et ka seal tema juba adresseerib teatud valeõpetusi. Olgu see siis seal gnostitsism või midagi veel, et me näeme, et juba seal kohe päris algkoguduses oli see oht, et tõlgendatakse pühakirja, kuigi tol ajal seda ju piibli näol seda ei olnud neil ju olemas, aga ikkagist, eks ole, nad lähtusid Vanast Testamendist, nad lähtusid siis ikkagi kristliku kogukonna õpetusest. Oli oht, et asjad lähevad valesti ja juba seal pidi siis seisma vastu teatud sellistele vooludele, mida siis juba Uue Testamendi ajal tehti. Ja läbi kristliku ajaloo seda on ju ikka ette tulnud. Kas ühte, teist või kolmandat või neljandat, ning valeõpetus kui selline ei ole mingisugune siis selline harukordne nähe. See oht on kahjuks olemas. Nii et ka tänapäeval on meil lihtsalt võib-olla siis natukene teistsugused need valeõpetused, millele peab vastu seisma. Ja need on võib-olla sellised salakavalamad äkki. No ma mõtlen huvitav, et kuidas ikkagi sellised õpetatud tegelastel tulevad sellised imelikud, ma ütlen ikka see ühinenud metodisti kirik, eks ole. No ega peab ütlema, et ega nemad ei ole ju ainukesed. Ega see ei ole ju ainult ühinenud metodisti kiriku probleem olnud. See on ju väga paljudes konfessioonides, ka anglikaanide puhul, episkopaalkiriku puhul, seda on olnud mõningates vabakogudustes, seda on olnud luterlaste seas, seda on nii seal kui mujal veel mingisuguseid hääli olnud isegi katoliku kiriku juures, kes küll ametlikult ikkagi hoiab kinni sellisest traditsioonilisest õpetusest, aga egas seal, kus on inimesi, seal on arvamusi. Ja küsimus on lihtsalt selles, et kuidas need arvamused siis vormivad, et kus see nagu tuleb. Ja ma arvan, et egas väga paljuski see tulebki ka teatud mõttes ka ühiskonna trendidest, kus inimene siis püüab mõtestada pühakirja lahti uue ühiskonna trendide või selliste ideede valguses. Ja kui seal mitte olla ettevaatlik, siis võib ka valedele järeldustele tulla. Jah, isegi ülikoolid, eks ole. Aga me rääkisime ühest ülikoolist, mis on ka kuidagi moodi visatud sellest ühinenud sellest metodisti kirikust välja või arvatud? Jaa, me vestlesime Ameerikas asuvast Asbury teoloogilisest seminarist, kus võib-olla ka mõningatel vaatajatel see nimi tuleb tuttav ette, sest paar aastat tagasi oli seal selline
ka tore vaimulik ärkamine. Ja meil on selles mõttes Eesti Metodisti kirikuna ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminarina, meie kiriku kõrgkoolina, on meil väga hea meel, et me oleme juba läbi kõikide nende aastakümnete tihedalt olnud seotud Äspuri teoloogilise seminariga ja ka nende õppejõud on tihtipeale käinud meil Eestis praktiliselt iga aasta õpetamas mingisuguseid aineid ning ka nende esindajad on olnud meie seminari eesseisuse liikmed, nii et meil on selline nagu väga tihe koostöö ja sõprus olnud läbi mitme aastakümne juba. Aga tõsi see on, et just hiljuti siis Äspuri teoloogiline seminar oli arvatud välja siis Ühinenud Metodisti kiriku soovituslikest koolidest, mis tähendab siis seda, et kui selle kooli lõpetaja tulevikus tahab saada siis vaimulikuks Ühinenud Metodisti kirikus, siis tema teoloogilist haridust siis ei aktsepteerita. Nii et see on jah, võib olla siis kahjuks veel kord selline samm minu arvates väga vales suunas ja ma arvan, et päriselt Ühinenud Metodisti kirik, kusjuures siiamaani on seal veel mõningaid ka vaimulikke ja kirikuid kogudusi, mis ei lähe sellise siis õpetusliku trendiga, liberaalse õpetusliku trendiga kaasa, siis ma päriselt arvan, et see kirik kaotab võimaluse saada väga tublisi vaimulikke oma kirikusse sellega, et nad siis Äspuri teoloogilise seminari diplomit enam ei tunnusta. No selge on see, et nad nii või teisiti kaotavad oma liikmeid, eks ole, sellised terve mõistusega inimesi on ikkagi veel säilinud maailmas, no kes saavad aru, mis on mees ja mis naine näiteks, eks ole. Et selline, seal on igasugused imelikke asju, mis nad juba on toonud kogudusse sisse. Noh, eks progressiivne teoloogia siis viibki selleni, et aktsepteeritakse väga paljusid asju, mida päriselt pühakiri ju ei aktsepteeri. Ja noh, selles mõttes ma ei ütleks, et need inimesed ei ole terve mõistusega, eks nad on, ja aga et lihtsalt tänapäeva siis kultuur ja tänapäeva siis ka teatud mõttes ka ideoloogia lihtsalt viib selleni, et inimesed aktsepteerivad neid asju, mida päriselt aktsepteerima ei peaks. Ja mida siis me päriselt lõppkokkuvõttes siis näeme, eks sinna veel kulub natukene aega. Aga eks kõik märgid on sellest, et konfessioonid, kes aktsepteerivad siis sellist progressiivset teoloogiat, et valdavalt nemad sellest, et nad seda teevad, nad ei hakka päriselt nägema ei koguduslikku kasvu ega suurt arengut, pigem on see vastupidi, et kogudused lahkuvad või et liikmeskond kahaneb või siis heal juhul jääb enam-vähem samaks. Aga mis puudutab siis Ühinenud Metodisti kirikut, ma arvan, et võib-olla 10 aasta pärast on see õige aeg nagu teha mingisugused sellised statistilised järeldused. Et praegu kõik on liiga kõik värske. Et ma ütlen ausalt, et ega mina nendesse ütleme halvasti või üleolevalt mina nendesse ei suhtu. Ma suhtun nendesse kui õdedesse, vendadesse, kes on paraku eksiõpetuses. Ütleme ausalt, et see on eksiõpetus, kus nad täna on ja see viib nad väga valele teele ja ma omalt poolt sooviksin lihtsalt, et tuleks meeleparandus ja et kirik hoiaks kinni kristlikust õpetusest, mida meile pühakiri annab. Jah, üldiselt Eestisse need asjad ei ole veel, loodame, et üldse ei jõua, metodisti kirik on oma õige aluse peal, nagu ma aru saan praegu, või noh, ma olen kogu aeg seda aru saan, et teile peab siis soovima lihtsalt kasvu ja õnnistust ja kõike värki, eks ole, metodisti kirikul. Et sisuliselt, noh, mina olen Saaremaalt ja Saaremaalt algas vist ka metodisti liikumine. Äkki oli vist nii? Jaa, metodisti kirik sai alguse siis, kui aastal 1907
hakkasid siis metodistid kogunema ühisteks sellisteks koosolekuteks ja üheskoos evangeeliumi kuulutama ning esimesed inimesed tulid Kristuse tundmisele ja siis mõned aastad hiljem said esimesed kogudused rajatud, hakati ehitama esimesi ka kirikuhooneid, mis olid tõesti, esimesed olidki kõik Saaremaal. Kuressaares ja siis oli veel Kuressaares, Reekülas, Reeküla oli vist päris esimene vist, kui mu mälu ei peta. Kuressaare kirik oli esimene kirik, mis ehitati. Ja siis Kuressaares oli veel kogudusi, oli Tõllustes, Kõrkveres, nii palju kõigis neis ma olen käinud isegi. Jah. Nii et, jah. No vot, et nii see asi on läinud edasi ja Priikask, eks ole, on vist metodistide esimene märter. Jah, meil oli päris mitu märtrit, päris mitu vaimulikku, siis maksid siis tõesti usu kuulutamise ja issanda teenimise eest oma eluga, aga jah, Martin Priikask oli see, kes oli siis ka kohaliku kiriku juht, ühesõnaga ta oli superintendendi ametis. Nii et tema oli tõesti, kes siis saadeti Venemaale ja hiljem siis ta seal lasti maha. Nii et aga siis oli veel mitu ka teist vaimulikku, kes samuti siis hukati. Jah, aga üldiselt võib nii ütelda, et ega meil kirikutena, ütleme, vabakogudustes erilist vahet ei ole, eks ole, kui sa võtad siin baptisti liikumine, seal on muidugi seinast seina nelipühilased ja priilased ja siis ka nelipühi kirik, eks ole, õpetuslikku vahet ju erilist polegi. No eks ikka on. Selles mõttes, et me mõistame mitmeid evangeeliumi tõdesi natukene erinevalt, aga ma ütleksin nii, et need erinevused on pigem teisejärgulised, sellepärast, et me kõik ikkagi need kogudused, mida sa mainisid, või kui me võtame kas või ka laiema pildi, ka need kirikud, kõik, kes on Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikud, me ju kõik tunnistame ikkagist ühte õpetust. Apostelliku usutunnistuse järgi, Nikaia usutunnistuse järgi, me kõik usume kolmainu Jumalasse, me kõik usume Jeesusesse, Kristusesse, tema lunastustöösse, pühavaimu töösse. Eks mingisugused nüüd sellised õpetuslikud momendid, kuidas kõik need asjad toimivad. Praktiliselt, eks seal on erinevusi ja mõningates küsimustes need erinevused on isegi päris suured või need rõhuasetused on teistsugused. Aga samas me tunnistame ikkagi seda, et me oleme kõik õed ja vennad Kristuses ja me kõik teenime ikka ühte issandat, kes on meie issand Jeesus Kristus. Jah, õnneks see nii on. Räägitakse Eesti kohta küll, et see on täiesti omanäoline selles mõttes, et kogudused omavahel saavad nagu hästi läbi. Igal pool see nii polegi. Jaa, egas väga paljudes maailma paikades vähe sellest, et kirikud omavahel ei tee koostööd või neile puuduvad kokkupuutepunktid, siis päris paljudes kohtades on ka teatud selline vastutegevus või võib isegi öelda teatud selline, vaen on võib-olla liiga nüüd karm sõna, aga selline nagu sallimatus üksteise osas või ka kus räägitakse üksteisest nagu väga halvustavalt või halvasti. Ja ma olen Jumalale tänulik, et meil Eestis seda ei ole, et meil on sellised tõesti nagu väga unikaalsed head suhted ja me aktsepteerime üksteist ja mis on ka väga oluline, on see, et me saame ka teatud küsimustes väga üksmeelselt anda ka tagasisidet signaali meie ühiskonnale või sealhulgas ka isegi meie riigijuhtidele teatud küsimustes, et kuidas kirik näeb teatud küsimusi
kas või andes tagasisidet mingisugustele seadustele, kus siis muidugi siis riigiisadel on siis nagu neil otsustada, mida nad aktsepteerivad või mida mitte. Tunne, et see hääl on liiga vaikne. Aga ma arvan, et veel hullem oleks, kui me seda häält üldse ei teeks. Siis oleks veel hullem. Muidugi, jah. Nii et selles mõttes, et ma arvan, et kirik peab oma häält kindlasti tegema. Teine küsimus on see, et kui palju seda kuulatakse ja ma usun, et võib-olla mingites küsimustes võib-olla on ka natukene kuulatud, võib-olla mitmetes asjades pole üldse, aga ma usun, et kirik peab endast ikkagi märku andma, et me ei ole lihtsalt niisama kuskil ühiskonna väline huvitegevus, me oleme ikkagi väga suur ühiskonna osa. Ja kristlasi on Eestimaal palju ja nende huve peab kaitsma ja seda ka Eesti Kirikute Nõukogu teeb. Ja mul on hea meel, et me saame säärasel heal vennalikul viisil üheskoos ka seda teha. Nii et jah, eks Issanda kirik on väga mitmepalgeline, on asju, kus on meil väga palju ühist ja Eestis me seda näeme, üle maailma, kui me vaatame, siis muidugi on ka selliseid võib-olla õpetusi, millega me ei tahaks nõustuda, on ka neid võib-olla kristliku kiriku osasid, kus, nagu ma ütlesin, mis võib-olla on ikka liikunud ka täiesti võib-olla väärarusaamade juurde teoloogilises mõttes. Aga eks meie asi ei ole, kuidas ma ütlen, kedagi vihata, meie asi on seista tõe eest, kuulutada Kristuse evangeeliumit, nii nagu me seda pühakirjas näeme, armastada kõiki inimesi ja samas olla valguseks ja soolaks meie ühiskonnale, sest ma usun, et maailm päriselt hädasti vajab Kristust. Maailm hädasti vajab evangeeliumi ja seda Kristuse väge, mis saaks ilmsiks läbi Kristuse lunastustöö, mis on ju antud igale inimesele, et ta saaks selle vastu võtta ja ta elu saaks muudetud ja saaks igavese elu pärijaks. Nii, sinu jutt selle peale võib kohe aamen ütelda, et me praegu olemegi siin sellises kohas, ma näitan seda pilti, et me oleme siis metodisti suvelaagris, mis on igal aastal toimumas siin A-rannas. Nii et väga lahe koht ja suur tänu sulle, et sa jaksasid või mitte, et tulid siia kuuma bussi. Siin läheb päris palavaks. Nii et võib-olla kohtume jälle kuskil või järgmisel aastal, mine sa tea. Jah, kui Jumal annab, siis ikka. Ja aitäh, et sa kutsusid mind selleks vestluseks siia ja soovin nii sulle Jumala õnnistusi ja aitäh, et sa taaskord seda ülekannet teed läbi pildiraadio, et ka need, kes ei saa siia ka füüsiliselt kohale tulla, on saanud siis seda siis laivis vaadata. Ja soovin meie kõikidele õdedele, vendadele üle Eestimaa Jumala õnnistust, ükskõik millisest kirikust ja kogudusest sa ka ei oleks. Armastagem Issandat, armastagem üksteist ja kuulutagem evangeeliumi, et meie maa ja rahvas tuleks Issanda tundmisele. Selge, nii on. Aitäh, metodisti kiriku piiskop. Kas sa oled ainult piiskop või ülempiiskop? Ei, piiskop, lihtsalt piiskop. Ja. Aga kui tuleb piiskoppe juurde? No eks siis näeb. Siis tuleb selge. Tore. Aitäh ja kohtumiseni.